Nii, tere austatud vaatajad, olen siis tegemas uut videot seoses selle T-Glance T-masinaga. Kasutan siis täna siukest tassi, mis mul on plaan teha siis Just a Minute nagu Black Tea, musta teed, 20 teepakki on siin sees, 1,4 grammi on ühe paki kaal. Masin on nagu siin, seda on ära ühendatud ja siis läheb kohe siia stepslisse nagu. Ja teepakk läheb meil siis siia sisse. Nii et hakkame aga pihta. Ja siis mul on vaja siia sisse ka vesi panna. Nii et võtame siis selle nagu asja, mis mul on siin vee jaoks ja hakkame siia vett sisse kallama. Nii, vaatame. Miinimum on olemas, väga hea. Rohkem pole vaja praegu vist vett panna. Paneme siis selle alusega paika siia magnetiga. Klõmm kinnitub magnetiga siia. Paneme selle tassi alla. Kuidagi niimoodi, et teil oleks parem näha, mis siin toimub. Ma teen natukene ruumi ka. Võtame siis selle asja siit kotikesest välja. Nii, paneme kindlasti kaane siia peale ka niimoodi. Nii, võtame siit siis ühe paki teed. Ühe käega on natukene raske tegeleda, aga saame hakkama. Nii. Must tee, Just a Minute, must tee siruniga. Viskame ta siia sisse. Ja siis ta peaks kinnituma, niimoodi. Ma näitan talle uuesti, kuidas see käib. See on ka magnetiga niimoodi. Võtame selle ja paneme siit niimoodi. Hoppadi, olemas. Tass alla. Nüüd ma panen korraks pausi peale, lähen lüüdan selle sisse ja siis vaatame, mis siin samm hakkab. Nii et näeme mõne hetke pärast jälle. Nii, masin hakkas tööle. Imes siit natukene vett juba, tegi huvitavaid hääli. Siin on siis nii, olgu peale, siit on seda natukene raske teile näidata, muidu siin on T-pood seal kirjas, mode. Paneme edasi. Nii, green tea. Nii, siin on siis green tea. T-pood sääded, paneme tagasi. White tea. Oolong, black tea niimoodi. Üks pood ääded. Nii, hot, summer 9 kraadi, 25 kraadi, total. Nii, oota. Mis me siin nüüd tegema peaksime? Ma ei tea, vaatame, mis siin juhtub. Nii, ma ei tea, mis ta nüüd tegema hakkab. Aga eks te näete siis, mis see masin siin tegema hakkab. Siin on kirjas, et de-awakening 41 sekundit. 30 milliliitrit sekundis ta teeb siis nagu. Et jah, loodetavasti ta liiga palju ei tee, aga näete, niimoodi hakkabki sealt tee vaikselt siis tilkuma.
ärge siis seda tausta tähele pange, et ma teen videot enda köögis nagu. Ma ei tea, kas te näete, aga ma näitan selle korraks. Siit natukene isegi auru tuleb ülevalt välja. Ja siin nagu jahutab hetkel siis seda temperatuuri 41 kraadi, 40 kraadi niimoodi nagu, et te siis peaksite nägema ka. Selle telefoniga on natuke raske neid ekraane filmida, aga te näete ise siit, kuidas temperatuur hetkel alaneb 20 kraadi praegult, 18 kraadi, niimoodi vaikselt siin temperatuur alaneb. Vaatame, mis temperatuurini ta läheb, et ma nagu, mul sellega veel väga kogemusi pole, nii et ma ise ei tea, mida ma täpselt siin teen, aga vaatame, mis välja tuleb. Nii, 6 kraadi on praegult saavutanud juba, 5 kraadi. Cold News-on, oota, see teeb 8 minutit nagu siis. Nii et paneme siis teie siia vaatama, kuidas nagu see tee siis tilgub. Et jah, umbes 8 minutit võtab aega nagu see. Ja tundub, et tee temperatuuris on siis 3 kraadi nagu, et ja temperatuur on nagu siis 3 kraadi ja siis seda seal niimoodi tilka haaval tilgub ka. Et noh, näeme siis, kui on tee ära tilkunud ja ma loodan, et see video nagu siis filmib ikkagi kõik üles nagu. Siit läheb timelaps kõvasti, ma arvan. Et näeme mõnedki pärast jälle.
No nii, tundub, et see lõppes ära, siin on tekst ka When trip stop enjoy ja teed tuli meile siis nii palju. Noh, ütleme nii, et mitte nagu küll tassi täita, aga siiski piisavalt. Ma nüüd lähen toon suhkurt ja panen sinna nätte suhkurt, vaatame kui palju ja siis maitseme seda teed ka. No nii, et tee on valmis. Oh, sa poiss. See tee on ikka päris külm, nagu oleks lihtsalt külma veega tehtud. Kuigi näitas nagu, et see aastat tee on siis jah 3 kraadiga, siis ta vahepeal mängis 4-5 kraadi vahel see temperatuur seal nagu niimoodi vahetus. Nii et ütleme nii, et see tee võib olla umbes 4-5 kraadi ainult nagu temperatuur. See on reaalselt päris külm nagu jooks jääteed. Näiteks just suvel palavad ilma mingi 25-30 kraadi, ilma 28 kraadi, siis selle teemasina saab endale vist jääteed näiteks teha. Võib ka seal jääkubikuid sisse panna nagu mingeid muid lisandeid näiteks, et mina joon suhkruga nagu teed. Et vaatame, mis maitsega on siis. Ütleme niimoodi, et isegi tegelikult maitse erinevust on isegi märgatavalt nagu tunda. Et kui tavaliselt ma teen niimoodi, et ma keedan vee ära, panen siis selle teepaki tassi. Ma kallan kuuma vee peale, umbes nii palju, et ta on külma veeruumi. Panen siis veel külma vett ka siia hulkima nagu. Ja see on muidugi soe tee nagu, et mul on nagu, näiteks teatud kogus on nagu teed ja siis tuleb nagu vesi nagu, et oleks nagu lahjem ja seda nagu. Siis see siia ei ole nagu lisatud vett peale selle, mis on teepakist läbi pressitud nagu. Ja ta aega võtab. Mida suurema koguse sa teha tahad, seda kauem ta nagu aega võtab. Näiteks selle koguse tegemine läks umbes kuskil 8-9 minutit nagu. Aga näiteks mõnikord enda siuksed toredad hetki lubada ei ole paha nagu oodata. Et sa võid ka niimoodi teha, nagu mina tegin niimoodi. Ma panin tee jooksma, ise lasin tegesin arvutis mingite asjadega. Et samal ajal kui see tee masin sulle teed teeb, sa võid erinevate asjadega tegeleda nagu siis vaadata käib kontrollimas, et kas on lõpetanud nagu. Et ta ütles niimoodi, et when trips have stopped, enjoy nagu, et kui siis tilkmine on lõppenud, naudi nagu. Ja ma arvan ja ma usun tõesti, et tegelikult see külm press nagu tee valmistamine, et see toob esile siis need maitsenüansid paremini kui kuumaiga tegemine. Ja tegelikult ka teel ongi oma temperatuur umbes 40-50 kraadi. Isegi on maksimaalselt 60 kraadi, et millega soovitatakse teed teha nagu. Et teed ei ole vaja teha mingi 80-90-100 kraadise veega nagu. Pigem selline 50-60 kraadi veetemperatuur, siukene mõistlikult para temperatuur. Ja annab muidugi nüüd siis
külma veeteed või jääteed, mida saab teha külma veega nagu ka, mis peab ootama, kuni see teemasin välja imendub. Aga jaa, see D-Glace'i teemasin, et on omapärane saavutus. Oli ka kuuldus, mootor siin töötas, ma ei tea, kas see kuulsite ka, võib-olla kuulsite telefoni lähedal nagu, kui see mootor töötas ja nüüd, kui ta lõpetas tee tegemise ära, siis ma uusin mingi piip, piip, piip. Ta ei ole piiksumine nagu, mis on asi see piiksumine nagu, et kas selle eesib telefon või sihukesme nagu, siis ma kuulasin kõrval seda masinat, siin masin tegi piip, 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 siis väiksed signaalid niimoodi nagu. Aga hästi võtame siit ühe lonksu nagu siis. Njam. See on täitsa hea maitsega. Tee on täitsa hästi välja tulnud. Suhkur lastakse parajalt. Muidugi suhkur segunemise võib-olla ongi natuke probleeme, et kuna see on nii külm, nagu siis suhkur ei segune siin nii hästi ära. Aga ma panin umbes mingi 1,5 lusikat niimoodi nagu jättusi suhkurt, et see enamus sellest on ära segunenud, küll aga on siia põhja jäänud ka natukene veel suhkur alles. Aga maitse on siiski päris hea ja see ei ole liiga kange. Et ma mõtlesin ka, et võib liiga kange olla niimoodi nagu ei, see on hästi paras. Kui mitu milliliitrit sa nüüd vett valas, ma ei tea. Selleks, et ta teeb nagu 30 milliliitrit sekundis, nii et ma ei tea, kui palju see teel läks. Aga sihukest tassi kohta tegelikult täitsa paras nagu. See on tõesti tegelikult mõnus nauding. Jah. Eks me kunagi proovime veel mingeid muid teesid ka, näiteks mingid marjateed, rohelist teed ja mingi siukseid asju. Täna tegime black tea nagu, seal on erinevad variandid nagu oolong, white tea, green tea, black tea ja nii edasi nagu. Ja kunagi ma saan teda siis ostetud kohvijaad, siis võime teha ka kohvi, külmpressitud kohvi nagu. Ja näiteks siin on üks ettevõte oli just ikka Paulik või nendel on siis need nagu külmad kohvijookid või üks retseptid ka. Et me võime teha loodinest teha külma kohvijooki siis selle D-Glace masinaga. Aga hästi, aitäh, et te vaatasite, austatud vaatajad. Ja ma loodan, et teile see video huvi pakkus ja oli meeldiv vaadata. Ma püüan selle kuidagi normaalselt ja tollesse ära monteerida, et teil oleks seda veel parem nagu vaadata. Et jah, mina siis proovin enda selle tee lõpuni jõua, siin teiega rääkida, siis ei võin selle täitsa lõpuni jõua. Aga ongi aeg tänaseks siis video jälle koomale tõmmata ja ära lõpetada. Aitäh, et te vaatasite siis seekord D-Glace'i teemasina, külmpress teemasina tutvustusvideot, kus ma siis tegin siis endale musta siduniga külmpressitult. Ja nägite seda protsessi ka pealt. Muidugi seda peamist ekraani, kus on kogu informatsioon, paraku minu telefoniga ei õnnestunud nii hästi filmida. Vaatame äkki kunagi tulevikus õnnestub teha paremaid kaadreid. Et igal juhul, kui teile video meeldis ja teile meeldis seda videot vaadata, siis palun, kui te vähegi rasite, siis palun vajutage seda like nuppu, ja siis palun jätka mõni kommentaar, et kommenteerige julgelt. Ja kui palun olge siis kommentaariumis inimlikud nii minu kui paljude teiste vastu. Ja kui te olete siin kanalil uus või teile näiteks minu kanal meeldib, minu videod meeldivad ja te pole minu kanal veel tellija ka, ja siis palun kergistada allapoole natukene, seal on siis see subscribe nupukene nagu. Ja kui te pole see aktiivne või nagu pole seda subscribe nupukest vajutatud, siis palun vajutage minu kanali subscribe nupukest ning saage kanali tellijaks. Kanali tellija olemine ei maksa mitte midagi, see on täiesti tasuta. Nii et ei tohiks tükki küljest ära võtta, kui minu kanali subscribe panna. Andke mulle muidugi andeks, minu kanalil tuleb nii harva neid videosid, et ma väga vabandan. Ma sooviksin tõesti tegelikult teha aktiivsemalt videosid, paremaid, ägedamaid videosid. Aga kahjuks ma veel pole väga suutnud, aga ma proovin endast parima anda. Ja muidugi praegu, et minu arvuti on kahjuks üsna kehvas seisus, sest tema plaat on tal vigane.
mis vajab palju vahetamist tänu sellele, et sul arvuti on hetkel vigane, siis ta tegi väga palju probleeme ega ei tööta nagu ideaalselt ja seetõttu on mul ka raske praegu monteerida, aga proovin hakkama saada. Aga olgu peale, mis ma siin pikemalt ikka vingun ja jauran. Et aitäh, et see video lõpuni jõudsite, mul on hea meel, et videod vaatasite. Ja kindlasti lainele, siis mul on juba mõni uus video, mida vaadata vastavalt võimalusele nii ja naa. Aga siiski, aeg-ajalt mingid videod ikka näete. Sellise nägemist, mina olen Kunnalju, aitäh, et vaatasite ja veel taas lähemises videos. Nägemiseni ja kõike head teile, tänan vaatamast.